Märt Sults, palun. Aitäh, härra eesistuja, hea minister, peaminister. Küsimus selline, et härra minister Ligi ütles nii, et õpetajate koondamine on ka seotud sellega, et bioloogiline vananemine toimub. Teadlaste hulgas, nad ei ole veel välja mõelnud seda elu eliksiiri, nad ka kahjuks vananevad. Vaadates nüüd natukene taimelava, ütleme reaalainet, täppisteadus, maateadused, sealt nagu peale kedagi nagu eriti ei kasva, sest füüsika, keemia, matemaatika teaduskonda sisseastumine on äärmiselt väike. Kui minna veel edasi, siis põhikoolis, gümnaasiumis on absoluutselt puudujääk õpetajatest, kes õpetaksid neid asju. Kui minna veel madalamale, siis lasteaias nagu on põhiline töö nagu robootika, aga küsimused miks, milleks, kuidas, mispärast, miks ta võiks toimuda, neid inimesi, kes oskaksid nendele küsimustele vastata, jääb iga päevaga vähemaks ja vähemaks. Kuidas te selgitate seda, et teadus ja teaduse areng ja järjepidevus on piisavalt rahastatud? Aitäh! Aitäh! No, muidugi on ka täpselt vastupidiseid näiteid, et näiteks tänapäeva noorte oskused infotehnoloogias ületavad mäekõrguselt neid, mis olid teil või minul omal ajal, ütleme, päris niimoodi koolipõlve alguses, eks ole. Et on ka positiivsed näited. Teiseks, ma olen küllalt kindel, et kui te vestlete oma fraktsioonikaaslasega, kes istub täpselt teie selja taga, siis ta protesteerib, kui te nimetate või samastate teadust ainult reaalteadustega, sellepärast, et meil oli väga huvitav vestlus Aadu Mustaga ka sel teemal, et tegelikult me peaksime ikkagi väga selgelt võrdselt kohtlema ka humanitaarteadusi, rahvusteadusi, et see ei ole ainult nii, et ainult reaalteadused on teadused, et siin kindlasti on nagu see mitmekesisus oluline teema. Aga no, ma ei julge kinnitada seda, et Eestis on olukord minevikuga võrreldes kuidagi halvenenud ka reaalteaduste puhul. Et kui me vaatame Eesti õpilaste tulemusi reaalainete õppimisel, siis mulle tundub, et praegused lapsed ei ole sugugi mitte rumalamad kui need lapsed, kes olid siis lapsed, kui muru oli veel rohelisem. Et ma siiski julgeks olla nagu optimist ka nendes teemades ja eks selge on see, et väga palju sõltub ka sellest, millised on ühiskonna tervikuna hoiakud, et milliseid alasid me väärtustame, kas tarkus on ühemõtteliselt ühiskonnas hinnatud, millised on need töökohad, mida ühiskonnas luuakse, kus saab kõrget palka, see on ka kindlasti väga selge. Üks põhjus, miks infotehnoloogia eriala on sedavõrd populaarne, on ju mitte ainult see, et infotehnoloogia on paljude jaoks põnev, vaid ikkagi ka see, et selles valdkonnas on hästi palju töökohti ja heade inimeste defitsiit. Et kindlasti ka ühiskonnas olevad töökohad natukene dikteerivad seda, et millistel erialadel see osakaal kasvab või kahaneb. Seda tuleb ka kindlasti arvestada. Aitäh!